Tere pühapäeva hommikust! Täna on siis meil päevaminemist-püha ja tänane kirjakoht on tulemas Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis salmid 6-11. Siis küsisid temalt need, kes olid kokku tulnud. Issand, kas sa sel ajal taastad Iisraeli kuningriigi? Ja tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ega tunde, mis isa enese meelevallaga seadnud. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilma oma äärteni. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas nende silmade eest. Kui nad taevasse vaatasid, tema minekut siis seisis nende juures 2 valges rõivas meest, Galilea mehed. Mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? Ütlesid, see Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Aamen. Tänane päev on tegelikult püha vaimu tuleku eelne kuulutus. See on kuulutus sellest, et inimesed saavad võimaluse jõuda püha vaimuni. Jõuda selleni, et nad Jumalat kuulaksid. Anda võimalus inimestele osa saada issanda armust, mis on erakordne ja õnnistusrikas, aga mida kahjuks paljud inimesed ei ole ära tundnud. Tänasel pühapäeval võiks küsida selle kirjakoha valguses, et kus on see püha vaim tänapäeval, et kui palju on neid, kes tegelikult omavad reaalset kontakti Jumalaga ja kelle sõnad, mida nad ütlevad, kas siis kantslist või kuskilt mujalt, ka tegelikult kattuvad sellega, kuidas nad seda tõeks elavad. Olge tunnistajad, ütleb ju tänane Apostlite raamatu 6. salm esimeses peatükist, olgem tunnistajad. Aga kui paljud meist tegelikult on sellel lõpuajal tunnistajad? Sest see sündmus, mida siin nüüd selle tänase kirjakoha lõpus kirjeldati, on tõenäoliselt palju lähemal, kui me arvatagi oskame, kujutada ette oskame. Ja nüüd isegi praegu inimesed, paljud meist tegelikult ei taju, et meil on tegemist siin konkreetselt lõpuaja sündmustega. Ei, nad ei taju seda. Kuigi kõik võimalikud märgid on tegelikult õhus, on tulemas varsti mikrokiip, kus inimesed ei saa oma igapäevaseid toimetusi teha. Paljud muud kontrollimehhanismid, inimese mõtte, sõnavabadus on tegelikult juba ära võetud täielikult ülemaailmselt. See on illusoorne vabadus, mis meedias tekitatakse, on laus vale, mida rahvale serveeritakse ja mida mitte mingil juhul ei tasu uskuda. Need on need asjad, mida inimesed kipuvad ära unustama. Jüngrid tegelikult lootsid, et Jeesus jääb nendega. Inimesel on ju ikkagi loota plaanis seda, mis on nende endale mugavam, parem ja kasulikum. Olid ka jüngrid, kes lõppkokkuvõttes ikkagi ainult inimesed kõige selle juurde käivaga. Ja seal mäel seistes nad tõenäoliselt tajusid, et sõna saab järjekordselt tõeks. Sõna saab järjekordselt tõeks ja nagu nad varasemaltki seda näinud on. Aga siin on nüüd küsimus selles, nüüd enam Jeesus füüsiliselt nende juures ei olnud. Ja nüüd nad pidid ise maiselt hakkama saama sellega, mida Jeesus oli neile kaasa pannud. Kui me tegelikult hakkame vaatama praegust situatsiooni, siis kui me nüüd ausalt ütleme, see aeg ongi käes. On tulemas aeg, kui agenda veelgi võimendub ja kus lõpuks igaüks meist jääb praktiliselt iseendaga varsti peaaegu praktiliselt üksi. Sellepärast, et on ainult aja küsimus, mille kontrolliühiskond veel tuure juurde keerab ja oma agendat jõuliselt ja julmalt vahendeid valimata läbi hakkab viima. Ja nüüd me oleme siis igaüks lõpuks iseendaga. Sest väga tõenäoline on, et inimeste liikumised
pannakse lukku. Inimesed ei saa enam normaalselt toimetama hakata. Ja see on ka üks märke sellest, mis näitab seda, et tegelikult on tulemas see aeg, mil Jeesus tuleb tagasi, nagu tänases kirjakohas öeldi. Ja kuna see aeg on tegelikult ikkagi kindlasti päris lähedal, et seda on väga raske ajaliselt öelda, aga igatahes ei ole mitte mingit kahtlust, et meil on tegemist lõpuajaga. Ja kuna meil on tegemist lõpuajaga, siis me ei saa aega kulutada selle peale, et me käime kuskil kohtades, kus me tegelikult vaimselt enam mitte midagi ei saa. Ja selle tõttu kutsun kõiki inimesi ikkagi astuma algkristlusesse, sellepärast et siin on palju suuremad võimalused saada osa pühavaimu osadusest, saada osa issanda armust, saada osa inimlikust hoolimisest kui peavoolu kirikutes. Sellepärast, et isegi kui praegu nad pole selle agendaga kaasa läinud, siis lõppude lõpuks see survestamine läheb nii suureks, et kahjuks on sunnitud veel kompromisse tegema. Loomulikult ma tänan iga issanda teenri eest, kes selle agendaga pole koostööd tegema hakanud. Olen väga tänuväärne selle eest, aga ikkagi lõppkokkuvõttes pikas perspektiivis on nad sunnitud seda ikkagi tegema. Sinna ei saa nad mitte midagi parata. Probleem on lihtsalt selles, et kui kaua ja kui pikalt on meil antud veel aega, kus me saame mingitki valikut veel teha. Ilmselt ei ole seda aega väga palju, seepärast et agendal ei ole enam aega oma tahet läbi viia. Seda tahab võimalikult palju inimesi kaasa võtta ja ohvriks teha ja muuta oma teenriteks, et nad siis panna julmalt agenda teenistusse, et veel rohkem ja rohkem inimesi kaasata, küsimusi esitamata üldse. Kas ja kuidas me tegelikult ikkagi toimetame? Kas me jätkame vanamoodi edasi ja ikkagi käime ka seal, kus meil armu ei anta ja kus tegelikult mitte mingisugused armuseadused ei kehti, vaid kus on juba mindud kaasa agendaga. Eriti absurdne situatsioon siis, kui inimesed, kes on agendaga kaasa läinud, väidavad, et nad teavad midagi lõpuaegadest. No ei ole ikka päris nii. Kui me oleme olnud sundolukorras, kui inimene on sundolukorras, siis on see ju tegelikult täiesti mõistetav. Miks ta sellega kaasa läheb ja miks ta sellega koostööd tööd, aga endale vabatahtlikult neid sisse lastes tegelikult on mindud kaasa hirmutamise ja manipulatsiooniga. Ja ka neid inimesi tegelikult on meie kaasteeliste hulgas kahjuks väga palju, kes on kaasa läinud, kes lihtsalt hirmust ja paanikast seda teinud on. Kui need jüngrid nüüd seal mäe peal seisid ja Jeesus ütleb ka ju 7. salmis välja, et ega ta ei tea ju päris täpselt isa tahtmist. Et millal tuleb, kuidas tuleb ja mingid asjad sünnivad. Aga just selle mõistmiseks ja mõtestamiseks tegelikult on saatnud Jeesus püha vaimu. Et inimene tajuks seda reaalsust sellepärast, et mis ta ümberringi on. Sest ise inimene seda tajuda ei suuda. Ise ilma püha vaimuta ei suuda mitte kõikski inimene tegelikult lõpuni mõtestada, mis ümber tema tegelikult toimumas on. Ta ei suuda seda lihtsalt, sest ta oma loomuse tõttu näeb asju kõverpeeglis, ütleme nii. Ja kui püha vaimu ei ole, siis ei ole võimalik näha ka tõde, näha reaalsust. Küsimus on aga veel selles, et kui inimene saab kuskilt mingite valemite või mingite kanalite kaudu informatsiooni isikute käest, kellel on tugevam osadus kui temal püha vaimuga, et kas ta seda ka usaldab ja kas ta seda ka tõepäraseks peab. Sest see on tegelikult ka selles kogu protsessis ikkagi äärmiselt strateegiline küsimus. Kas me peame issanda antud informatsiooni, oma ligimese antud informatsiooni, mis on pühast vaimust ja mis on tõepärane ja mis on ikka ja jälle täide läinud, kas me peame seda tõepäraseks, kas me kuulame selliseid inimesi. Juures olevad pildid on näha, ega ei taheta kuulata enamikel juhtudel.
ja ei julgeta avaldada toetust nendele, tulles kohale sinna, kus tarvis oleks, et saada osaduses armu ja abi püha vaimu juhtimisest ja püha vaimu väest. Kahjuks ei tulda sageli kohale ja nagu juures olevad pildid ikka ja jälle näha on, et viiakse oma ressursid ikkagi sinna, kus enam seda väge väga ei olegi enam. Kus see vägi on lihtsalt kuskile kadunud. Praegusel ajal, kuna on lõpuaeg, kuna need ajad saavad otsa, kus inimesel olid veel valikuvabadused, siis tuleks praegu kiiresti ära valida, võimalikult ruttu ja tulla algkristlusesse. Sest nagu ma rõhutan veel kord, tegelikult pikas perspektiivis on sunnitud kõik need peavoolu konfessioonid minema kaasa selle agendaga, sest neil ei ole lihtsalt võimalik tegutseda. Kui see praegu veel nii ei ole, ja see suur issanda ime ja need, kes sellega kaasa läinud ei ole ja ennast mürgisüstiga ei ole sidunud, see on tegelikult suur jumala arm ja suur issanda ime, et selline asi üldse võimalik on. Aga järjest raskemaks läheb ilma selleta toimetada. Sest ma rõhutan veel kord, on varsti minemas täidesõnad, nagu on öeldud ilmutuse raamatu 13. peatükis salmides 16-18 salmides, et ilma metsalise märgita käel ja otsa ees sa ei saa mitte midagi teha. Just seda tulekski niimoodi tõlkida. Sa ei saa mitte midagi teha ilma selleta. Ja see näitab veel kord, et kui selline informatsioon on välja tulnud, et see aeg, mille kohta tänases kirjakoha lõpus öeldi, et ta tuleb sel viisil tagasi, nagu ta sinna üles taevasse läks, on juba tegelikult väga lähedal. Ja praegu tuleks väga kiiresti oma valikud ära teha kõikidel kaasteelistel ja valida ikkagi selline koht, mis on issandale kõige lähemal, mis püüab reaalselt Jumalat teenida. Need mõned kuud armuaega, mis veel tegelikult, või ütleks, et isegi mitte armuaega, vaid valikute aja hilist etappi on jäänud. Nüüd tuleks see valik ära teha, sest vastasel korral varsti teil ei ole võimalik enam seda teha. Teil ei ole lihtsalt seda võimalik teha. Sellepärast, et uksed on kinni ja valikut enam ei ole. Kutsun inimesi üles ikkagi mulle nüüd juba teada andma, kes on tulemas. Ja siis, kui ma saan esimesed nimed, kes on tulemas, saan ma ka kinni panna vastava koha, kus ma saan siis läbi viia armulavaga jumalateenistuse ja lisaks ka veel kohvilava koos kõige juurde sinna käivaga. Nii enne, kui ma nimesid teada ei saa kindlalt, kes tulemas on, ei ole mul ju siiski mingisugust sügavat mõtet kohta broneerida. Ma rõhutan veel kord, valikute aeg hakkab läbi saama ja see aeg, millal Jeesus niimoodi alla tuleb, nagu ta üles taevasse läks, on käes. Ja ka samamoodi see aeg, kus püha vaim reaalselt toimetama hakkab, sest tegemist meil on ikkagi sügavas lõpuajas oleva olukorraga, on ka käes. Ja seetõttu tuleks tulla algkristlusesse, sest siit kindlasti saab püha vaimu osaduse. Sellepärast, et ilma selleta ei ole võimalik mitte mingil juhul ja mitte mingi valemiga teenida ligimest ja kaasteelisi ja anda neile väärika tasu. Sest vastasel korral on niimoodi, et inimesed, kes ei astu otsustavalt välja peavoolust ja ei liitu selle algkristlusega, nad võivad ühel hetkel lihtsalt hiljaks jääda. Kutsun kõiki kaasteelisi üles esmalt kõigepealt tegema oma suhted Jumalaga korda. Sellepärast, et on lõpuaja valikute perioodi finišisirge põhimõtteliselt. Et selleks, et ei oleks niimoodi, et kui Jumal tuleb või kui on kohtumõistmise aeg, et me ei satuks sinna, kuhu me mitte mingil juhul ei taha minna. Praegusel pildil jääb siuke mulje, et juhatab pimedat ja see lõpuks kukub ikkagi auku tegelikult. Sellepärast, et kui juhatajal
kas ta on siis sõnakuulutaja, kas tema on pastor või kas ta on lihtsalt kaasteeline. Endal ei ole piisavalt tugevat tunnetust ja arusaamist, et meil on lõpuaeg. Ja lõpuaja valikute perioodi juba hiline etapp. Nüüd tuleks kõik oma valikud võimalikult kiiresti ära teha. Mitte midagi teha ei ole. Sellepärast, et selle agenda surve on niivõrd suur ja niivõrd tugev lõpuks, et ühel hetkel teil ei olegi muu peale loota kald Kristuse peale. Me ei saa seda mitte mingil juhul ära unustada, et me elame lõpuajal. Tänasel taevaminemise pühal tuleb seda eriti meeles pidada. See püha on tegelikult püha vaimu tuleku eelkuulutus. Sest Jeesus ütleb siin selgelt välja, et tema saadab enda asemel püha vaimu. Järelikult see püha vaim on Jeesusest endast ja on toimetamas seal, kus on vaja inimestel abi, väge ja juhatust, et saada hakkama langeva maailma kokku kukkuvate struktuuride, kaduva ressursi, katkiste suhete ja kõige muu sinna juurde käivaga, mis on lõpuaegade ja langeva maailma tegelikult tunnused. Me ei saa enam lubada endale sellist asja, et pime juhatab pimedat ja kukkuvad auku. Sellepärast, et august välja tulemise aeg hakkab ka ümber saama. Me ei tea, palju on jäänud seda väikest sellist vahepausi. See võib iga päev või iga hetk otsa saada. Ja siis, kui me ei ole nüüd õigel ajal oma valikud ära teinud, siis meil on tegelikult väga raske jääda ustavaks issandale. Me ei saa mitte kuidagi enam siis valikuid teha, kui agenda on keeranud teatud vindi juurde. Ja see on üle maailma niimoodi. On vägagi kindel, et agenda jätkab võimendamist, jätkab inimeste survestamist, jätkab inimeste elude ära rikkumist ja vaimset ja füüsilist ja psühholoogilist terrorit nii meedia kui ka oma käsilaste kaudu. See on täiesti ilmselge, et see on niimoodi. Ja pole mitte mingit kahtlust, et see asi edasi kestab. Me ei saa loota enam varsti üldse ametlike struktuuride peale. Me peame vaatama lõpuks ka vaimses ja füüsilises võttes tõesti, kuidas me ise hakkama saame. Sellepärast pikkamööda ja aegamööda kukuvad need ametlikud struktuurid nii või teisiti kokku. Ja kui Iisraeli rahvas või juudi rahvas lootis, et äkki Jeesus toob oma riigi, siis on see ka ju täiesti inimlik, et neil oli mure oma iseseisvuse ja vabaduse pärast. See on iga inimesega ikkagi niimoodi. See ei sõltugi tema rahvusest. Mure lihtsalt vabaduse pärast ja siis lootis, et keegi selle ära lahendaks. Aga nagu üleüldine probleem ikka on, et inimesed sõltumata siis oma rahvuslikust kuuluvusest tegelikult ei taha sageli muuta oma käitumist. Nad loodavad ikkagi tegelikult sellele, et keegi nende eest probleemid ära lahendaks, et nad ei peaks vaimselt mitte midagi muutma ja mitte midagi parandama. Ka praegusel juhul juuresoleval pildilt on see näha, et inimesed ei julge oma mugavustsoonist välja astuda, ei julge tulla ära peavoolust ja ei julge tulla algkristluses. Ma rõhutan veel kord, valikute aega hakkab ka mööda saama. Ja varsti oletegi sunnitud kahjuks kallid kaasteelised silmitsi seisma oma valikute tagajärgedega. Sellepärast, et ühel hetkel ei ole enam võimalik valida ja olete ka siis ühel pool või teisel pool. See aeg võib tulla üleöö ja see võib tulla nii ootamatult, et te ei saa sellest isegi mitte aru. See on kurb ja kahetsusväärne, kui te peaksite selle ohvriks langema või peakski juhtuma situatsioon, kus tõepoolest, nagu ma ütlesin, teil ei ole enam mitte mingeid valikuid. Ega siis agenda ei saa kasutada väga kaua ühte vahendit oma hirmu üleval hoidmiseks. Kui see vahend oma jõu nimetab näiteks praegune sõda, mis toimumas Ukrainas on ka suurepärane vahend hirmu üleval hoidmiseks agenda teenijatel. Kui see ennast ühel hetkel täielikult ammendab, siis on päris kindel, et mõeldakse välja järgmine samm. See on päris kindel kohe.
selles pole mitte mingisugust kahtlust. Sellepärast, et agenda on vaja iga hinna eest läbi viia, iga hinna eest läbi suruda. Järgmine samm võib olla kas siis liikumisvabaduse äravõtmine või laussundvaktsineerimine või veel mingisugused piirangud, kuidas tööandjate kaudu hakatakse inimesi survestama, et nad ikkagi lõpuks selle mürgisüsti ära teeksid. Need ajad on kõik tulemas ja see on päris kindel, kui ei toimu ideoloogilist pööret. Selles on see asi. Kui ei toimu ideoloogilist pööret ja kui inimesed ei saa aru sellest, millega tegemist on ja kui nad ikkagi peavoolus edasi on, siis ühel hetkel langevad kallikaasteliselt selle agenda ohvriks. Te langete selle agenda ohvriks lihtsalt ja siis ei ole midagi teha. Sest teile on tegelikult ju Jumala armu pakutud, on võimalus tulla füüsiliselt kohale ja teatud. Sellepärast, et sellega on äärmiselt kiire, et kui tahaksin ikkagi lähema paari päeva jooksul teada saada, kes on tulemas ja kes ei ole. Ja siis vastavalt sellele oma plaanid edasi koostada. Ja selles ongi asi, et see tuleb kiiresti ära teha. Sellepärast ma rõhutan veel kord, valikute aeg hakkab lõppema. See on hiline etapp. Ja kui te jääte sinna peavoolu liiga kauaks, siis lihtsalt või ka mingisse muusse konfessiooni, siis on kindel, et te langete selle agenda ohvriks. See on päris kindel selleks. Andku siis issand meile tarkust, et me ei langeks selle ohvriks ja tuleks see püha vaimuvägi ikkagi, aitaks meid. Aitaks meid püsti tõsta, aitaks meil edasi minna ja aitaks meil oma situatsioonid ja olukorrad lahti mõtestada ja et inimesed ikkagi te tuleksid algkristlusesse. Soovin praegu võimalikult kiiresti tõepoolest teada saada, kes on tulemas, kes mitte. See on väga vajalik ühiskonna muutmiseks ja peavoolukast ära päästmiseks. Palun teid, et andke võimalikult kiiresti teada. Sest siis mul on võimalik broneerida pinnad ja ka kõik muud vajalikud korraldused teha. Ja tänase lühiloengu juurde nüüd ma teen ka siis ühe algkristliku palve, kus ma siis palun selle situatsiooni eest ja sellele algkristlikule palvele siis järgneb ka siis meedia armulaud. Siis tegelikult kahjuks, kuna mul pinda ei ole, siis ikkagi olen sunnitud ka praegu niimoodi kahjuks toimetama, mis ei ole muidugi kõige parem lahendus. Issand, me palume kõik sinu kätte. Me palume niimoodi, et inimesed hakkaksid nägema sinu tahet ja sinu tõde ja tuleksid sinna, kus sind teenitakse reaalselt. Issand, me palume seda sinu käest, et inimesed tuleksid sinu juurde. Ja nad saaksid aru, et tegelikult on juba valikute aeg lõppemas. Ja sind ei leia enam ja sinu vaimu ei leia paljudest kohtadest. Aga mina, algkristus on see koht, kus inimesed saaksid osa sellest. Ma palun, issand, et nad tuleksid siia. Ja nad tuleksid ja saaksid osa sinu armust ja väest. Ma palun kõikidele kaasteelistele sinu armu väge ja sinu juhatust, et nad saaksid jõuda sinuni, et nad selle usu ja väe muudaksid oma päevades elavaks. Et see ei oleks ainult lugemiseks, et see oleks ka elavaks elamiseks, et kõik inimesed saaksid osas sinu armust ja sinu väest. Anna issand sina neile oma väge, oma juhatust, et nad sinuga oleksid, et nad sinu juurde tuleksid ja sind mõistaksid ja sinuni jõuaksid. Issand, see on väga tähtis. See on väga-väga tähtis, et nad sinuni jõuaksid. Sellepärast, et valikute aeg on lõppemas ja kui kaasteelised ära ei vali, siis ühel hetkel on nad lihtsalt kas ühel pool või teisel pool. Ja me ei tea, kas see on sinu pool, kui nad ei ole julgenud teha ära valitud. Issand, anna sina neile väge. Ole sina nende ligi eriliselt. Aita neid. Päästa neid iseenda käest. Too arm ja tõde
nendeni. Issand, ole nende ligi. Issand, õnnista neid. Issand, kaitse neid. Issand, juhata neid sinu teele. Issand, saada kõiki inimesi nende juurde, kes need võiksid sinust rääkida ja sinu sõna armu ja väge kuulutada. Issand, tee palun seda. Issand, ole nende ligi eriliselt. Issand, seda kõike me palume sinu poja kibeda kannatamise, surma pärast, et sa ilmutaksid tõde, et sina, kes saatsid vaimu, et sa saadaksid inimesteni need ja avaksid nende südamed vastu võtma sinu sõna ja armuväge. Issand, seda kõike palume sinu poja, meie issanda, Jeesuse Kristuse armu, väe ja juhatuse läbi. Aamen. Alustagem püha armurava pühitsemisega. Püha kolmainu Jumala vägi olgu meiega igavesest ajast igavesti. Minu ihu, süda ja hing ja vaim rõõmustele, minge välja rumalusest, tõtta ära pimedusest, sest sind laual kutsutakse, õnnistust ja armu sul pakutakse. Jeesus, maa ja taeva looja, tahab sinu ihusse südamesse vaimu aset teha. Issand, olgu teiega, südame, ihu ja hinge ja vaimuga. Issand, olgu minu ihu, südame, hinge ja vaimuga. Kallid kaasteelised, tõstkem oma ihud, südamed, hinged ja vaimud issanda poole, palugem armu ja tõe vaimu. Tõstame kõik oma ihud ja südamed ja hinged vaimud issanda poole, palume sinu poja issanda tõe vaimu. Tänage kogu loodu loojat, issandat oma Jumalat. See on õige, kohus ja hea ja armuväest kantud. Tõesti, see on õige ja kohus ja hea ja armuväest kantud. Me kiidame sind ja ülistame sind. Kaitse meid kurjuse rünnakute eest. Issand, me täname sind selle võimaluse eest osa saada sinu armust. Ja me laulame, hõiskame sinule kõigi taevaväe hulkadega kiituse laulu. Püha, püha, püha meie Jumal. Kogu loodu issand Sebaot, taevas ja maa on täis tema au. Issand, me täname sind, issand, kanna meid läbi lõpuaegade. Issanda ihu ja vere pühitsemise palve ehk prefatsiooni palve. Issand, me oleme tulnud sinu lauale, me oleme oma patukoorma maha pannud. Sellest, et osa saada sinu armuväest. Issand, me oleme olnud sageli nagu kuningas Saul, oleme sinu tahte vastu astunud. Issand, me oleme tulnud seda lauda pühitsema sinu nime, sinu kiriku nimel, nii nagu oli see enne seda, kui see inimliku maailmaga kaasa läks. Kuule siis, issand, kui me selle leiva ja veini pühitseme, kui me pühitseme selle tänasel taeva minemise pühal sinu ihuks ja vereks. Issand, me pühitseme selle veini ja leiva sinu ihuks ja vereks, sinu poja kannatamise ja surma nimel. Sina, kes sa kogu loodu pärast ja kõigi meie pärast oma poja ohverdasid. Et sinu armuvägi meie päevades tõeks saaks, issand, me pühitseme selle. Issand, ole eriliselt meie ligi. Issand, päästa meid kõige selle käest ja aita see armuvägi, mis me sellest armulauast saame. Muuta meie päevadeks elavaks usuks. Kinnita selle vaimuga meid ja aita meid. Sel ööl, issand, sind ära anti. Võtsid sa leiva, ütlesid, võtke ja sööge, see on minu ihu. Ja samuti ütlesid sina, issand, et võtke ja jooge, see on minu veri, mis ära valatakse teie pattude ära andmiseks. Kinnitagem seda ja uskugem sellesse, issand antud ihusse veresse. Et see saaks teie päevades nähtavaks ja et me ei unustaks mitte kunagi ära,
et on olev käes on lõpuajad. Issand, ja kuula, kui me palume kõik sinu kätte, mis on meile kallis ja tähtis ja oluline. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen, aamen, aamen. Iga kord, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, te puhastate oma ihu, südame, hinge ja vaimu ja valmistate nii ette meie Issanda Jeesuse Kristuse taastulemise jaoks. Issanda kaitse, juhatus ja rahu olgu teie kõikidega. Aamen. Aamen. Ja nüüd, kallid kaasteelised, enne kui me läheme armulaua vastu võtmisesse, laulgem Jumala tall. Kristus, Jumala tall, kes maailma patuk kannad, halasta meie peale. Kristus, Jumala tall, kes maailma patuk kannad, halasta meie peale. Kristus, Jumala tall, kes sa maailma patud pannad, anna meile oma rahu. Issanda Jeesuse Kristus ihu kinnitaku sinu ihu, südant, hinge ja vaimu igaveseks õndsaks eluks ja kandku sind läbi lõpuaegade. Issanda Jeesuse Kristuse veri, uue lepingu veri, puhastagu sinu ihu, südant, hinge ja vaimu ja kandku sind läbi lõpuaja katsumuste. Olgu Issand siis meie ligi ja andku meile oma armuväge ennast teenida. Ja andku meile Issand väge ja armu ja juhatust, et siit saadud armuvägi meie päevades elavaks elada. Issand, me täname sind selle eest, et sa õnnistasid, kaitsesid ja hoidsid ja juhatasid meid. Ja me täname sind ka selle eest, et me saime osa sinu armust ja väest. Issand, me täname sind sinu sõna kuulutuse võimaluse eest. Täname sind, Issand, anname sulle au sinu kaitse ja juhatuse eest, millega sina, Issand, meid sellest teenimisest ja meie päevadest läbi kannad. Ja võimaluse eest osa saada sinu armuväest. Me täname sind, et suunasid oma väega meie teenistust ja nii saame me sinu armu läbi oma päevad sinu väärilisemaks muuta. Matteuse evangeeliumi 5. peatüki 14. salmis öeldakse: Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Ole meie ligi alati siis, kui oleme vaevatud ja koormatud. Kandku siis siit saadud armuvägi läbi meid meie päevade, mida sina meile, Issand, annad. Selle kõige ees me täname sind, kogu loodu looja, meie Issandad Jeesus Kristust. Aamen, aamen, aamen. Issand, olgu sinu ihu, südame, hinge ja vaimuga, Issand, kaitsku, hoidku sind läbi surmaoa ja oru, nagu ta on öelnud oma sulased Taaveti suu läbi. Olgu sinuga, Issanda, kaitse ja juhatus, halleluuja. Niisiis, kallid kaasteelised, tänase väikese teenimise lõpetuseks. Siis Issand õnnistagu teid ja Issand kaitsku teid ja Issand lasku oma pale, siis kõikidele paiste, andku ta teile kõikidele õnnistus, arm ja vägi. Ilmutagu ta teile tõde teie päevadeks. Õnnistatud päeva jätku. Aamen.